Tervist, mina olen Maitu Tund ja täna Selgukooli tunnis ma näitan teile, kuidas festivalidele alkoholi sisse smuugeldada. Lihtne. Tere tulemast mu fucking elukooli. Nagu te teate, on festivalid hinnad suht krõbedad ja samuti on krõbe ka alkoholi hind festivalidel. Seega olen mina siin, et teile näidata, kuidas alkoholi festivalidele sisse smuugeldada. Ja piisab kõigest nendest asjadest, mis te näete siin laual. Ja lähmegi siis level 1 juurde, ehk siis milleks on kõige lihtsamad asjad, nagu näiteks müts. Te ei oleks seda arvanud, kui mul siin alkohol sees on. Töötab kindlasti väga hästi. Ja keegi teab, mul siin alkohol on. Ja variant number 2 on siis, et peedate lihtsalt alkoholipudeli püksi. Mida ma teile ei hakka ilmselgelt näitama, sest see oleks liiga lihtne. Mina seda isiklikult ei kasuta, sest meil on ka paremaid nippe, milleks on nipp number 3. Ehk siis kindlasti mõtlete, võiks siia känguru taskusse panna. Väga loll mõte, siit otsitakse kohe läbi. Aga mul on siiski alkohol minuga. Aga kus? Ma ei tea. Ei tundu kuskil ja niimoodi saategi sisse, teid otsitakse läbi, teil ei ole kuskil midagi, saate festivali alasse ja kui jõuate kohale. Kapuutsis. Geniaalne. Geniaalne. Nii, ja nüüd läheme level 2 skeemide juurde, mis siis on juba natukene keerulisemad ja nõuavad IQ-d üle 100, eks ole. Ja esimene asi on siis tühjad kreemipurgid, pudelid, nagu te näete siin. Ei ole vahet, mis nad on, nad võivad olla hambapasta, päikesekreem, hemoroidikreem, ükskõik mis teil just parasjagu kodus vedeleb, teete tuubi tühjaks ja siis, kui tuub on tühi, pesete ära ja täidate tühja tuubi alkoholiga. Tundub lihtne, sest see on lihtne. Ja kui teil on need olemas, tuubid täidetud puhta alkoholiga, siis soovitan panna nad oma käekotti ja lihtsalt festivalile sisse kõndida. Aga kui sa oled mees, siis oleks ilmselt kahtlane, kui sa läheksid käekotiga sinna. Kuigi tänapäeval see ei oleks vist kahtlane, aga siiski, et mitte kahtlust äratada, soovitan endal soetada selline mugav kõhukott, nagu näiteks mul siin on. Ja seda ma kutsun õllekõhuks. Panete omal nad kõhukotti ja voila, saategi sisse minna. Nii, ja järgmine ongi siis Pringles. Pringlesi karp. Teada tuntud. Sellega teete siis niimoodi. Võtate Pringlesid välja. Kui Pringlesi torvate tühjaks teen, siis võtate lihtsalt õlled. Sau. Ja sau. Panete sisse, mahutab täpselt 2 purki. 0,33. Olen seda ise proovinud ja see on geniaalne nipp. Läheb ilusti peale ja keegi tead, sul õlled siin sees on. Aga kui sa tahad veel kavalam olla, siis sa paned ühe pudeli, ühe purgi ja lisad ülejäänud krõpsud tagasi peale, et mitte kahtlust äratada. Ja polegi aru saada, kui keegi isegi lahti teeb, siis ta ei näe, et siin all õlu on. Ja panete kaane peale tagasi. Voila! Jälle alkohol sisse smugeldatud. Ja järgmiseks on siis veinikotid. Väga hea ja lihtne. Kindlasti mõtlete, kuidas selle nüüd sisse saate. Väga lihtne. Ja selleks on tal ka teipi vaja. Ja teibite ta kõhu külge, nagu niimoodi. Ja siin on ots. Keegi ei saa aru, et teil midagi on. On kuskil midagi? Ei ole. Turvamees otsib läbi, katsub, taskutes pole midagi. Ja siis lähete nurga taha, võtate tassi festivalilt. Ja valete täis. Ja siis raputate 3 korda. Lihtne ja loogiline. No nii, nüüd lähme edasi raskusastmelt 3. tasemele. Ehk siis see juba nõuab IQ 200 ja pluss, sest siin peab tõesti mõtlema.
väga lihtne. Kõigepealt, nagu te näete, siin on meil erinevad köögiviljad ja asjad. Ja eriti hea on, eriti lihtne viis on, võtate oma lemmikjoogi, valate välja, siis võtate süstla ja süstite selle lihtsalt sisse siia. Ja rahulikult niimoodi, et kõik välja ei imbuks. Ja eriti hea on kasutada veel näiteks apelsiine, sest neil on palju tugevam koor ja ta jääb sinna hästi sisse. Aga samuti te võite ka kõike süstida. Kurke, tomateid, apelsiine, pirsikuid, mis iganes pähe tuleb. Ja neid rohelisi marju. Need on minu lemmikud, kuhu viina sisse süstida. Ja teate, kus ma kutsun neid marju? Kui ma siia viina sisse süstin. Viinamarjad, eks. See oli päris hea. Ma patenteerin ära selle esmaspäeval, ärge varastage. Ja samuti, nagu te näete siin, on meil ka kabatšok. Päris hea. Kabatšok ja arbuus. See on siis juba vähe suurem relvastus. Keegi niidab muru siin. Pane vaiksemalt! Aga noh, festivalidel on ka müra, mis on hea. Ja arbuus siis, eks ole. Ja mis te tahate arbuusiga teha? Kõigepealt valige omal normaalne emane arbuus, mis on hea ja mahlane. Kui te ei tea, kus arbuusi valida, siis ma olen seda juba õpetanud. Eks ole. Võtate arbuusi, võtate taskunoa ja kõigepealt teete siia väikse augu. Ta ei pea väga suur auk olema. Võib umbes siuke olla. Teete siukse augu ja võtate selle pealmise osa välja siit. Valisin ideaalse arbuusi, teate miks? Siis ma oskan. Ja kui teil on arbuus lahti, siis võtate viinapudeli ja panete šolps, keerate ta siia sisse. Ja siis võite panna ta näiteks külmkappi, marineeruma. Umbes ööpäevaga peaks pooleni viin siia sisse imbuma ilusti. Ja siis, kui te lõikate arbuusi, siis ta on siuke mõnus. Siuke mõnus mahlane. Plus päris kange. Päris kange. Nii, ja järgmine geniaalne nipp on siis saiapäts. Ostate poest saia. Sellega peaks igaüks hakkama saama. Võtate saia välja ja lõikate augud sisse. Võite teha ühe kaupa, aga kui te olete mees, siis teete mitme kaupa. Nii, ja kui olete enam-vähem augud sisse lõikanud, teete umbes täpselt nii pika, kui teil pudel on, või siis purk, või mis te sisse tahate panna. Ja mina panen siis praegu õllepurgi siia. Pressite ta siia sisse kenasti, panete ülejäänud peale ja ka kontsa alla, sest konts peab olema. Nii, ja nagu te näete siin, ideaalne saiapäts, mida on hea üritusele kaasa võtta. Ja siis võite ta kilekotti tagasi panna ja ongi olemas. Samuti on meil ka teistsugune saiapäts. Samamoodi, kui te veel esimesest osast aru ei saanud, siis ma näitan uuesti. Võtate saia, lõikate saia pooleks, teete siia kena pesa ja siis panete oma lapiku siia sisse. Ja voila! Saiapäts, missugune? Võite veel rohkem saia sisu välja võtta, et ta parem välja näeks. Aga kui te panete kilekotti, siis keegi ei saa nagu nii aru ja keegi ei kahtlusta, et teil saia siis viin. Aga mis on? Aga enne üritusele minemist kindlasti uurige välja, kas üldse võib oma söögiga minna, sest ilmselt oleks suht kahtlane, kui lähete arbuusi ja saiapätsiga beach grindile. Ja järgmiseks on meil siis, tampoonid. Ja ei, sa ei kasta neid viina sisse ja ei topi oma laanusesse. See oleks idiootne. Meil on palju lihtsam variant. Ja selleks variandiks sul läheb vaja tampoone,
ja tüdruksõpra. No selle teisega me sind aidata ei saa, see on ilmselt raskem osa. Aga kõigepealt tampoonid. Ehk siis võtad välja mõned tampoonid siit. Paned need kõrvale. Ja siis võtate mõned väiksed alkoholipudelid, mis mahuvad kenasti siia karpi. Aga jätate ka mõned tampoonid siia peale. Nagu te näete siin. Noh, väga kena. Te panete paki kinni ja samamoodi kas panete tüdruksõbra käekotti või panete oma käekotti. Aga noh, kui te panete enda kõhukotti, siis see võib natuke kahtlane olla. Aga siiski, uskuge mind, ükski mees ei tee tampooni karpi lahti ja kui ta seda näeb, siis ta lubab teil kohe sisse minna. Siis keegi ta tampoonidega tegemist teha. Ja järgmine nipp siis. Seda ma kutsun piraaditrikiks. See on üks mu lemmikutest ka kindlasti. See tähendab seda, et te lähete päev enne festivali alasse, kaardistate selle ja matate pudeli maha. Ja siis kui on festival käes, siis lähete sinna sama kohta, kuhu te pudeli matsite ja kaevate selle üles. Ja te olete oma joogiga sees. Lihtne ja geniaalne. Ja nüüd lähme viimase taseme juurde, mis on kõige raskem ja nõuab IQ 5000 pluss vähemalt. See on geniaalne. Ja selleks on teil vaja pudelit, tavaline veepudel, mida ma olen lahti teinud. Ja kõigepealt võtate pudeli ja te tahate kindlasti selle sinise turvaelemendi ära võtta siit küljest, plastikosa. Ehk siis täidate viinaga ja seejärel on teil vaja teist pudelit, mille te peate kahjuks ohverdama, ehk siis kaela maha lõikama. Nii, ja kui olete kaela maha lõikanud, siis te tahate kindlasti, et see kork oleks terve. Ja siis võtate keeva vee, valate keeva vee kaussi. Ja siis võtate selle korgi ja panete keevasse vette. Nii, ja kui ta on keevas vees, siis te tahate kruvikeeret. Ja vaikselt proovite maha lükata. Ja proovite mitte seda turvalinte ära lõhkuda. Nagu umbes niimoodi. Ja olge kindlad, et turvaelement on terve igalt poolt. Ja siis võtate selle sama korgi ja keerate oma viinaga täidetud pudeli peale. Ja nagu te näete siin, on kork täiesti kinni. Seda pudelit ei ole lahti võetud. Ma ütlesin geniaalne. Ja samuti, kui te panete viina siia sisse, siis soovitan panna ta võimalikult täis, sest loksutades viin tekitab rohkem mulje kui vesi. Ehk siis sa tahad teda hästi ääreni täis panna, et ta ei ärataks kahtlust nii palju, kuigi see ei ärata üldse kahtlust. Ja kui tahate viskit või rummi pudelisse panna, siis kasutage näiteks jäätee pudeleid. Geniaalne. Ja sellega võtakski tunni kokku. Kui teile video meeldis, siis like, share'i või masturbeeri. Ja vaadake meid ka järgmine kord, kui ma näitan teile, kuidas jääkaruga maadelda. Mina tänan. Seal on viina.